Asume siis vaikselt asja juurde, et olen sündinud aastal 1981 ja siin on siis näha niisugune linnu pilgult ülevaade kõikidest kirjatüüpidest, mis ma olen, või kirjaperedest olen loonud. Minu siis põhitegevusala on Eestis kuidagi levinud, nimetatakse seda tüpograafia, aga siis täpsemini tegelikult on tähedisainer minu ametinimetus, ja et kui et siin kõikidest kirjatüüpidest muidugi ei jõua rääkida, et siis ma pigem nagu zoomin siit 4-5 sisse ja siis räägin, et mis selle asja taga oli, et noh, kui võtta niimoodi, et mingi normaalse kirjapere tegemisele, ütleme, ühe inimese tööna läheb kuskil paar aastat nagu disainiprotsessi ära, eks ju, et tiimides saab neid seda aega pisut nagu paremini kasutada ja kiiremini valmis kirjapered, aga jah, üldiselt, et seal on väga palju seiklusi iga selle üksiku väikese projekti taga. Aga noh, kuidas ma üldse jõudsin selle kirja kujundamise juurde, et umbes aastal 1996 hakkasin tegelema grafitiga, et senimaale võib-olla natuke oli niisugust, et seal joonistasin mingisuguseid sünnipäeva kutseid ja niisuguseid asju tervele perele, siis naabritele majas kõigile tegin, igas kalendreid joonistasin, no ja ütleme, kui ma olin siis umbes 15 aasta vanune, siis nagu läks asi vähe tõsisemaks, et kui hakkasin tegelema grafitiga. Ja see grafiti hobi, see nagu viis mind selleni, et kui tuli otsustada, et mis nagu, kuhu ülikooli tahaks minna, et siis ma nagu lihtsalt vaatasin, et ainukene õppesuund, et kus saaks midagigi teha nende kirjatüüpid, on graafiline disain. Nii et umbes 2000 aasta paiku siis sain sisse Tallinna Kunstiülikooli ja Kunstiülikoolist siis läksin tegelikult tegema vahetusõpinguid ja 2006 aastal, kui juba EKA oli lõpetatud, siis ma läksin edasi magistrisse Haagi. Et siin on ka siis näha umbes see minu, et ka jällegi seal vahepeal on ka muidugi väga palju igasuguseid seiklusi, aga ütleme, laias laastus liikumine oli umbes niimoodi, et vahetusõpingud Pariisis, siis Ritveldis õppisin ja Ritveldi esimeselt kursuselt mind saadeti juba magistrisse põhimõtteliselt või soovitati sinna proovida ja sinna ma sain ka sisse. Siis natuke lähemalt siis räägin, et mis siis meil siin EKA-s tollel ajal toimus, et meie professoriks oli siis Villu Järmut ja noh, tagantkätt ma muidugi saan aru küll, et kuidas ma oma nende grafitivihikutega sinna EKA-sse sisse sain, et Villu Järmut 70. aastatel ka nagu tegeles palju niisuguste värviliste ja väga ekspressiivsete tähtedega. Nii et jah. Ja no muidugi just see käsitsi tegemise rõõm, et see on ka niisugune asi, mis ütleme ka minu keskkooli õpingute ajal Kopli kunstikeskkoolis õppisin Teet Viiru käe all, kes oli üks Tootsi õpilastest, et noh, niisugune ekspressiivne käsitsi tegemine. See mind väga huvitas ja noh, muidugi siis jällegist, et EKA-s avastasin, et noh, et seda kalligraafiat saab ikka väga abstraktselt ka teha, et ühesõnaga ei ole vaja just väga loetavat teemat kogu aeg ajada. Et siin jah, siis natuke professori töid, et seda tausta ja mina siis oma graffiti taustaga teisel kursusel tegin umbes sellise fondi ja sellega on ka niisugune lugu, et
et paraku tol ajal see fondi loomise tarkvara oli väga niisugune limiteeritud, ehk siis Corelil, ainuke, mis ma leidsin, et Corelil oli mingisugune plugina taoline asi, et tuli joonistada tähed niimoodi kastikestesse, seesama asi ma skaneerisin sisse ja siis ta tegi mingi PS1 PostScript mingisuguse fondi sellest, mis siis enam-vähem sai selle siis vana PC peal kuidagi tööle. Et EKAs muidugi keegi eriti tollel ajal ei osanud niisugust mulle nõu anda, et kuidas nüüd saaks teha niisuguse nagu kirjatüübi, mis nagu päriselt, kui klaverile nuppudele vajutada, et midagi hakkaks toimuma. Ja EKA ajal või üldse minu selle graafilise disaini tollel ajal vist 4 aastat, et jõudsin ka palju veel eksperimenteerida sellise ülemineku nagu projektidega, mis olid veel väga kõvasti selles tänavakunsti maailmas ja siis püüdsin luua ka niisuguseid mingeid üleminekuvorme, mida saaks siis ka digiteerida ja kasutada nagu arvutis fontidena. Et siin on siis üks font, mis 2005 aastal tegin ja see on siis Tondi kasarmute aed, legaalne projekt. Ja natukene siis räägime sellest, see oli põhimõtteliselt nagu niisugune vahetusõping, või kõrvalepõige Amsterdami. Et kõige huvitavam, et Amsterdami kool oli muidugi tollel ajal minu jaoks midagi hoopis muud kui kunstiülikool, et kuigi meie professorid ja õppejõud paljud olid seal kalligraafia taustaga ja väga ekspressiivseid asju teinud, aga mingil ajal see kõik muutus niisuguseks nagu hästi reklaamikeskseks. Et Amsterdami sinna katsetele minnes näitasin oma portfooliot ja põhimõtteliselt selle graffitiga mind võeti sinna vastu. Öeldi, et ma pidavat tegelema skulptuuriga, et väga skulpturaalsed on minu tööd ja et kindlasti oleks väga mõistlik õppida ja proovida teha väikene nagu restart seal Amsterdamis. Ja ma ei tea, mis seal foto nüüd juhtus, aga ühesõnaga üks õppejõududest oli, kes meid seal õpetas Gerard Unger. Selline tuntud fondimeister, ehk siis ütleme jällegi nende minu eelnenud katsetustega võrreldes, eks ju, see oli ikka väga tõsine asi, et tegeles ajalehe fontidega, eks ju, teinud see Swift, mis on ka üks peetakse üheks ilusamaks ajalehe kirjaks. Ja tol ajal ka nagu ütleme, et võib-olla just niisugused väga klassikalised asjad veel mulle nii väga ei istunud, et siis ma ikka kippusin seda moodulfonte tegema ja siin on siis näha, et töötasin välja niisuguse nagu joonestusvahendi, et saaks nagu spreivärvidega joonestada tähti. Ühesõnaga, see oli ka siis komplektis minu bakalaureuse lõputöö jaoks. Ühesõnaga selle mõnes mõttes nagu selle Ritveldi asja ja EKA ma tegin nagu enam-vähem samaaegselt, nagu õppisin 2 koolis, aga sain ühesõnaga mingi aeg selle komplekti lõputöö jaoks valmis, sain kraadi kätte ja vahepeal tuligi juba vastus Haagi kuninglikust kunstiakadeemiast, kus öeldi, et sa käisid meil siin, eks vaatasime sul töid, et kas sa selle bakalaureuse nagu paberi ka saad. Ja siis ma ütlesin, jaa, muidugi, et see on kindel ja siis nad ütlesid, okei, et sa oled shortlistis, et siis sügisel tule õppima. Seal nagu ikka, et kõik teadsid, et jah, et Anton on selline graffiti taustaga, siis ma seal aitasin kursusekaaslasi. Siin on üks siis Araabia kiri, mille ma siis
noh, minu jaoks muidugi natuke oli keeruline, et peab nagu tagurpidi kirjutama. Ja siis selle Haagi Kuningliku Kunstiakadeemial magistritööks sai mul selline kirjatüüp Adam, mis siis ka mõnes mõttes noh, et ma ei taha nüüd kuidagi siin väga ülbena kõlada, aga see oli siis põhimõtteliselt esimene eestlase loodud kirjatüüp, mis kõlbab ka lausteksti ladumiseks. Et see on päris huvitav, et aastani 2006, kui ma seda tegin, siis meil põhiliselt ikkagi tegeleti plakatikirjadega, ehk siis niisugused suured diplomikirjad igasugused. Et ei olnud niisugust asja, et millega saaks nagu ajakirja neid ma ei tea, veergusi küljendada ja nii edasi. Et siis Haagis oli selle jaoks antud pool aastat aega, et see valmis teha ja Haagi kool väga hea selline intensiivne magistrikursus kirjatöö alal ja seal siis päriselt sain siis lõpuks nagu teada kõik need saladused, et kuidas teha niisugune font, mis siis töötab Wordist, InDesignist, ma ei tea, kõikvõimalike küljendusprogrammideni, et enam ei olnud niisuguseid probleeme, et kogu aeg mingisugused punased kastikesed hüppavad lahti ja et fondis on see ja teine puudu. Iga kirjatüübi aluseks alati ma päris palju joonistan, et siin natuke neid Aadama kavandeid lihtsalt siin skaneerisin. See Aadam oli pikalt ka Eesti Kunstiakadeemia kodufont nii-öelda, et osteti ka 2-3 litsentsi. See on ka muidugi eraldi teema, et Eestis litsentsi ostmisega ei ole just väga head need lood endiselt. Milleni ma nüüd jõuan ka, et miks ma siis põhimõtteliselt, miks me firma siis lõime koos Jassin Pagariga tegelikult Šveitsi, et see on jah, natuke niisugune problemaatiline. Jah, siis oli šablooni variant, niisugune ka graffiti taustaga projekt veits. Siis on näha Ivar Saki kujundatud spetsimen sellele kirjale. See siis tollel ajal ka esimene koht, kus ma avaldasin, see oli selline tänapäeval selle firma nimi Swiss Typefaces. Ja põhimõtteliselt juba õpingute ajal, ja siis kui ma seda Aadamat joonistan, siis ma paralleelselt mõtlesin ka talle teha seriifi variandi. Et siin on siis näha, et põhimõtteliselt ikka see seriif oli enam-vähem mul nagu pigem nagu sihtisin sinna suunas, kui ma lõputööd tegin, aga lõpus ikkagi tegin võib-olla siis ajasurvel või kuidagi nägi huvitavam välja see Aadam, eks ju. Et seda Aleksei ma lasin välja alles mõned aastad peale seda, kui magister oli tehtud ja tegelikult juba otsapidi elasin ka Berliinis. Aga kavandid on seal. Ühesõnaga, fontide loomine ongi nii, et ega nad ei ole nii, et võtad ühe nädala vahetuse ja siis teed selle ajalehe kirja valmis, et see on ikka, läheb sahtlisse ja siis jälle võtad välja ja siis kui ütleme 1,5 aastat hiljem ka mingigi feeling tuleb, et tasub seda rasket ja pikaldast tehnilist tööd siis ette võtta üldse, et see nagu nii-öelda arvutisse ajada. Et muidugi seal kõik need boldid, itaalikud on sellel Alekseil olemas ja ta on nüüd, ma ei tea palju aastaid, aga pikalt kasutatakse seda sirbis nagu nii pealkirjades kui ka tekstis. Ka mul kodus vaikselt koguneb see sirpide pakk. Jah, päris selline, et selles mõttes huvitav jah, et ta ka nagu, kuigi on minu font ja ma tunnen seal igat detaili, siis ta kuidagi nagu ajas ka tundub, et nagu natuke kuidagi
muutub see tema olemus. Et läbi selle teksti koguse. Ja noh, nagu öeldud, et juba umbes seal seda Alekseid lõpule viies ma kuskil seal enam-vähem kolisin Berliini ja sealsetest siis metroosiltidelt nähtud fondist ma lõin nagu oma interpretatsiooni või noh, ütleme isegi see on pigem selline nagu ajalooline uurimus, ehk siis Berliin, mis teadagi teises maailmasõjas nagu maapinna pealmine osa kõik nagu noh, kõik, aga suurem osa hävitati ära, et siis kuskil seal maa all tunnelites võis veel näha vanu silte, mida ei olnud siis hoolsad Saksa remondimehed veel jõudnud nagu maha kolkida ja asendada mingite kleepekiledega, eks ju. Et siis ja veel eriti head olid niisugused jaamad, kus siis aastast 63 kuni siis 89 sees olid siis Vene sõjaväelased ja kus siis rongid ei peatunud ja kus siis, ma ei tea, üle 35 aasta mitte midagi polnud remonditud. Et siin on siis näha Potsdamer platsi, noh see on S-Bahn, see ei puuduta päris minu seda U8, aga noh siin on siis U8 need nõndanimetatud ghost stationid ehk siis viirastusjaamad, eks ju, et kust rongid lihtsalt peatumata läbi kihutasid. Ja ühesõnaga oma selleks selle fondi nagu loomiseks ma kasutasin kõikvõimalikku materjali, et käisin, pildistasin neid jaamu maha, siis lõikasin neid tähti välja, tegin neist, proovisin neid silte siis nagu oma maha joonistatud näidiste pealt siis nagu taas luua. Et siin on näha ka üks pilt, mis ma leidsin U-Bahni ehk siis Berliini metroo muuseumist. Ja siis noh, üldiselt püüdsin võimalikult nagu säilitada selle just sellise funktsionalistliku ja sellise nagu ühesõnaga hästi tema seda karakterit, sest et no lihtsalt üle joonistada on nagu lihtsam, aga just, et see karakter sinna sisse jääks. Ja noh, siin ka näha niisugused enne sõjaaegsed pildid. Ja no muidugi neid silte on seal nagu seinast seina, et muidugi need telliti omal ajal ka igasse jaama kuskilt erinevatest firmadest, et noh, näha on, et see alus oli üks ja sama, aga no kuidas nad välja kukkusid, et see on noh, seinast seina, et siin on näiteks näha, see i-täpp on eriti peenike ja see on nagu just see variant, mida ma nagu seal kõige rohkem taga ajasin. Et võib-olla igat pilti ma ei hakka siin nüüd peatuma ja analüüsima, et kuidas nüüd siin ühel, et nagu, et need, kes graafilise disainiga tegelevad, siis märkate ise. Et pisidetaile ja hästi palju erinevaid. Ja noh, 2017 aastast ka minu fondiga on tehtud mõned jaamad seal nagu, et ühesõnaga 90-ndatel need samad agarad remondimehed seal asendasid need vanad sildid, noh, tagusid need keraamilised enne sõjaaegsed plaadid maha ja panid niisugused plastikust sildid ja siis aastaks 2017 vaadati, et see jaam ikka noh, meenutab liiga mingisugust heal juhul basseini, et siis nagu kujundati veidi ringi, et siis minu loodud U8-ga siis. Ja Bodinstrasse ka disainiti ringi, et see on see vana, mis noh, kaugelt ka võib-olla selle U8 sugulane, aga 70-ndatel läks kuidagi veits asi jämedamaks ja et see on siis praegune seis on siis niisugune, et minu või siis noh, põhimõtteliselt siis minu või Fat Type'i fondiga, et seda me müüme.
et see kirjatüüp ka, noh, ühesõnaga Berliinis saime tuttavaks omal ajal Yassin Bagariga ja noh, mõlemal oli niisugune kange tüpograafia huvi ja tal oli ka plaan Haagi minna õppima seda magistrisse tähe kujundamist. Ja meil oli kohe kuidagi algusest peale mõte, et peaks ikka oma firma tegema. Noh, muidugi see on väga raske, et nüüd nagu fondid meeldivad, aga kuidas nüüd teha midagi niisugust, mida saaks ka laiemale üldsusele pakkuda ja noh, teha ka mingeid niisuguseid kujundusi, mis võimalikult kaua nagu ajale vastu peaksid. Et siis põhimõtteliselt seesama minu U8, mis kuidagi umbes samal ajal oli valmimisfaasis, et tegime veebisaidi fattype.com ja see oli siis põhimõtteliselt esimene kirjatüüp. Noh, tegelikult Adam oli ka ja Aleksei, aga noh, see oli see esimene, mis nagu põhimõtteliselt selle firma meil nagu käima tõmbas. Et no praeguseks ka see U8-le on siis noh, nagu ikka kõik fondid peavad tänapäeval animeerima, et arusaadavalt meil, ütleme, kui tähedisainerina, kui noh, kirja kujundame, siis me teeme muidugi need hairline'id ja boldid ja kursiivid, aga noh, nüüd praegusel ajal siis jah, et toome välja need ükshaaval variaablid, et noh, kõik, kes U8 tahavad variaablina, siis tuleb fattype'i lihtsalt või mulle kirjutada, et see on täiesti olemas. Lihtsalt siiamaale küsimus on see, et kuidas neid asju nagu müüa. Et jah, et tehnoloogilises mõttes see asi kõik on nagu võimalik. No nii. Kus ma nüüd siin olen? Nii, kus ta siis nüüd kinni jäi mul? Nii, ja siit lähme edasi. See on siis üks arhitektuurinäitus, Londonis oli Boom Room, samuti noh, kus U8 lihtsalt näitan paar pilti, et kus U8 on nagu kasutatud USA-s üks mitte telefonikanal, vaid televisioonikanal. Ühesõnaga hispaaniakeelne televisioonikanal oli üks esimene, kes seda U8 kasutab. Siis muidugi igasugused fansiinid ja noh, niisugused nagu popikad ajakirjad. Ka Guardianis tollel ajal ilmus artikkel, kus minult võeti intervjuu selle kohta. Et no muidugi üldine artikli sisu oli need, noh, see virvarm, mis seal Berliini metroos toimub nagu. Aga jah, siis seal oli ka jupike minu sellest revivalist. Siin on siis mingisugused tehnoklassikute plaadikaaned. Ja noh, siis kui see fattype meil juba vaikselt veebis tegutses, siis hakkas tulema ka igasuguseid tellimustöid. Et kindlasti üks, millest täna peaks nagu veits rääkima, on JQ France, ehk siis noh, see on nagu meestele suunatud üks selline ajakiri, kord kuus ilmuv ajakiri. Ja ühesõnaga meie poole pöördus ajakirja disainer koos siis peatoimetajaga. Ja nad ütlesid, et noh, et neil on põhimõtteliselt font olemas, aga et oleks vaja kedagi, kes selle nagu teeks niisuguseks, et saab teksti sellega nagu laduda. Et noh, algne ülesanne oligi, et suurtähed ja numbrid ja umbes ega midagi eriti seal rohkemat ei olnud. Või me tegime selgeks, et noh, et see alusena see on väga hea, aga et oleks vaja nagu vähe nagu elavamat pilti. Noh, komplektis oli veel see serif ja slab ka, aga ma täna sellest ei jõua nii siin sügavalt rääkida. Et see ülemised kaks on siis need nõndanimetatud batoon. Ja algne komplekt oli nii, et telliti ainult, et nad tahtsid, et ikka tehke veel rasvasem ja veel kitsam, et saaks veel rohkem teksti nagu ridadele toppida.
aga siis mingi hetk nad nägid ka minu seda kavandit, niisugust kuskil ääre peal oli mul, et ma ka muidugi kohe tegin seda nii-öelda variaabelfonti, et proovisin, katsetasin läbi, et kuidas näeks välja ka selle batooni regular. Siis kui see font juba ajakirjas ilusti kasutuses oli, siis põhimõtteliselt paralleelselt me koos Yassiniga ootasime ka, et see ühesõnaga hästi palju e-maile tuli, et me nägime ajakirjas teie tehtud fonti, nii äge, et kus saaks seda osta, aga noh, selline Condé Nasti grupile kuuluv Prantsuse ajakiri selge, et nad olid maksnud ka selle eksklusiivsuse eest, nii et me siis paralleelselt seal 2 aasta jooksul vaikselt siis arendasime seda kirjatüüpi edasi, mõtlesime siin välja väiketähed lisaks. Ma ei tea, mingi nipiga nad ajakirja suutsid teha ainult suurte tähtedega mitu aastat. Ja siin on siis näha erinevad katsetused, kuidas see vaikselt tuli. Ja ma siin ka väga pikalt ei hakka rääkima, aga see inspiratsiooni ma võtsin selle kirja jaoks vanadest erinevatest Prantsuse ajakirjadest ja seal põhimõtteliselt see tellimus tuligi niimoodi, et mul oligi nagu kuidagi huvi selle Prantsusmaa sellise vernakulaarse ehk siis mitteametliku sellise graafilise disaini suhtes ja oli igasuguseid ajakirju kogunenud ja pilte erinevatest siltidest või siis ütleme liiklusvahenditest. Et traktor nagu traktor ikka, aga seal kapoti peal oli mingi niisugune väga omapärane, eks ju, paksukene. Et toona veel võib-olla need niisugused klassikalised Gerhard Ungeri õpetused ja Haagis korüfeede käest kuuldud asjad olid veel nagu väga värskelt meeles, aga ma vaatasin, et see font ju ka toimib, kuigi ta on kuidagi kõikide nii-öelda reeglite vastu siin eksitud, et seal D-tähe auk ei ole sama raskusega, mis seal nendes näiteks siin. Aga et mulle tundus see väga huvitav ja siia siis ajakirja kaanele see niimoodi jõudiski. See projekt on ka selles mõttes tore, et nad siis, kliendid tihti ei tee nii, aga ma sain ka kõik need aastad, mis meie fondid olid sees, ma sain seda ajakirja. Kuigi võib-olla prantsuse keeles seal midagi nii väga lugeda nagu ei osanud, aga ikkagi. Ja siis kui see eksklusiivsus ja asjad olid juba möödas, siis kuna see font juba vaikselt oli meie FatType'i lehele edasi rännanud ja seal ta müüs päris hästi, siis mingi hetk mõtlesime, et tuleks teha mingi niisugune variant, et kitsad lõiked, arusaadav, väga head on ajakirjas, aga kui panna sellega laduda hästi palju teksti, eriti veel just tollel ajal nagu laienevale sellele veebimaastikule, ehk siis väikesed kirjad veebilehtedel, et siis see hästi kitsas pilt, ta nagu kipub muutuma niisuguseks tumedaks ja raskesti loetav, eriti just kui nagu kliendid soovivad neid asju väga väikselt, eks ju, ja palju teksti mahutada, et siis hakkasime tööle Baton Turbo kallal. Mis ka praeguseks ajaks on see süsteem meil välja töötatud, et kõik on koos ühes variaabelfondis. Kas ta nüüd läheb sinna, tahaks seda videot ka näidata. Et näitan siis, on siis see batoon, ka on muidugi need kursiivid, paksud, peenikesed, laiad. Selle fondipere puhul on just väga mõnus see, et tal on nii laiuse kui ka paksuse ja kursiivi, eks ju, lõiked on kõik ühes
fondi failis sees, ehk siis no põhimõtteliselt ma ei kujuta ette mingi 4 aastat, 5 aastat tööd, kõik on nagu ühes, ma ei tea, paarisaja kilobaidises nagu failis koos. Nii. Ehk siis kogu süsteem, väga lihtne süsteem. Nii, no siin on ka kasutus, jällegi ma ei tea, mis nendel värvidel siin elab. Et seda fonti kasutab siis SKD muuseumite ühendus, siis Dresden on põhiliselt see põhikoht, aga see on nagu üle siis nõnda nimetatud Ida-Saksamaa nagu terve võrgustik. No, vaatasin see Vomad veel ka, nende logo on sellega tehtud, veebilehed, asjad, noh igast niisuguseid asju. Ma ei tea, muidugi mingi teema on ka nende Prantsuse erinevate moebrändide ja kotifirmadega. No. Või siis eelmine sügis tuli see Tabasco. Mingi aeg oli Saturday Night Live, kasutas seda. Muidugi nad olid liikuvad, kõik need asjad. Väga niisugune ameerikalik asi. Jah, noh, Fat Type'iga ka me teeme, ütleme, me ei ole nagu väga võib-olla nii agarad selle teemaga, aga teeme neid ühesõnaga tellimusfonte igasugustele brändidele, aga noh, see on, ütleme nii, et mõni aasta teeme 1, vahest 2, et see on niisugune, noh, tavaliselt need on niisugused eksklusiivsed kirjatüübid ja noh, neid nii-öelda seal poes edasi müüa ei anna, et siis nagu mõnes mõttes võtavad lihtsalt seda aega ära, eks ju. Aga noh, üks niisugune huvitavam võib-olla oli siis Balenciaga 2013 aastal, ka paar aastat oli siis eksklusiivselt nad seda kasutasid. No, ka jälle oli päris paljud küsisid, et kas seda fonti kust saaks osta või siis seda ripiti sealt nende lehelt ja selles mõttes, noh, selle fondi aluseks oli, et taheti põhimõtteliselt U8 saada eksklusiivselt, aga noh, siis noh, nagu ikka moefirma jaoks võib olla see niisugune saksallik sealt kuskilt metroojaamade siltidelt, niisugune väga funktsionaalne kirjatüüp, siis noh, moefirmale oli veidi niisugune nagu raske võitu. Et siis noh, tegime need siit pikemaks ja siis disainisime A-täheringi ja noh, niisugust nagu pisidetaili, aga mõnes mõttes noh, moebrändiga läks see päris hästi kokku ka, et noh, siin on ka näha, et riided on lihtsalt mingite raudklambritega koos, noh, niisugust nagu iseenesest nagu niisugused klassikalised asjad. Et noh, Alexander Wang siis noh, kõige huvitavam ka, et noh, niisugune peadisainer ta tol ajal oli ja siis ta ikka viitsis nagu ükshaaval käis kõik tähed läbi, et saime nagu feedbacki sealt päris hästi, et noh, alguses noh, mõte oli ka, et noh, et no mida ikka need moeinimesed oskavad tegelikult sellest kirjast öelda, et noh, et teed vähe elegantsema ja vähe peenema ja siis, eks ju, ongi korras nagu töö tehtud, aga noh, ikka ta seal viitsis. Ja noh, üks projekt ka võib-olla kõigil huvitav võib-olla selle asja tausta ka kuulda on see Aino, mis on siis põhimõtteliselt Eestile tehtud fond, et noh, algne oli rohkem nagu sellele turismi ja startupi teemale nagu oli vaja oma sellist töövahendit sinna tööriistakasti. Et jah, lähteülesanne oli üpris keeruline ja päris selline pretensioonikas, et nii siis loetava teksti jaoks, veebilehtedele, kõikvõimalikud trükised ja samas oli kohe projektis öeldud ka, et on vaja midagi niisugust, mis oleks hea kasutada siis suures punktis ja siis noh, selle asja nimeks sai headline, eks ju, variant. Et nagu plakatikirjad ja loetavad, et see kõik peaks nagu ühes süsteemis koos olema. Siis kõige ülemine on see headline
üldiselt see kiri võeti väga hästi vastu, et ainuke oli seal üks kommentaator ütles, et need kirjad olid ju juba nagu enne olemas. Et see oli päris huvitav nagu, et kuigi see ka nagu iga, ma kujutan ette, kirjalooja nagu eluunistus on teha midagi oma kodumaale, eks ju. Et nagu, et kõik tahaks, kes fonte teevad, tahaks midagi niisugust nagu suuremahulist ja mida kõik kasutavad nagu disainida. Aga no selge see, et siis, kui see tellimus lõpuks kinnitatakse, et siis läheb jube kiireks see töö, et ega midagi eriti siis pahatihtiga võib-olla väga geniaalselt pähe ei tule. Ja ütleme, minu puhul toona mängis päris hea asi oli see, et mul olid teatud kavandid nagu olemas nii-öelda saftlis, eks ju. Et oligi mõte teha midagi sarnases stiilis ja selles Eesti disaini meeskonnas kuidagi need esimesed sketšid nagu sobisid ja ütleme, eks seal oli, et natukene võiks seal teha kitsamaks, laiemaks, et niisugused nagu väga üldised aga põhiaur läks selle headline'i peale küll, jah. Ja eelmine aasta disainisin veel koos ühe kolleegiga siis need lõpuks ka itaalikud, et ka päris huvitav, nagu 5 aastat on ilma itaalikuteta kogu seda Visit Estoniat ja see lennujaamas oli see vestibüülis pikalt see Eestimaale saabumise uks oli selle fondiga. Siin vahest näeb neid igasuguseid tramme ja muid niisuguseid Tallinna linnapildis või siis kui läksin, siis üks E-Estonian kandis pusa ka minu fondiga, eks ta mõnus ole nagu ja siin mõned aastad tagasi, 2 aastat tagasi sain uue passi, see oli ka nii, et ma mingeid kavandeid olin näinud ja seal nagu prooviti ainult ja nii ja siis läksin passi saama, tähendab, esiteks sain ID-kaardi. Et jäin vaatama nagu, päris huvitav, midagi, see on minu fondiga. Ja passiga oli siis juba nii, et kui sai see eelmine pass läbi, siis läksin nagu rõõmuga seda vastu võtma, sest et siis siin sees olid kõik need asjad ka nagu Ainoga. Ja üks teema ka, et seal oli mingi haip oli sellega, et kõik need sõnad tuli võtta, kus on est lõpuga, siis ma tegin ka ühe eksperimendi, lasin selle nagu plasmaga põletada siin alumiiniumi sisse. Okei, ja siis siin ka sissejuhatuses mainiti seda minu tööd Google'iga. Et ühe fondi olen ka Google'ile teinud, mis oli ikka väga ammu ka, et seal oli just see, et päris need ühesõnaga Google ka, eks ju, suur firma ja ütleme midagi nagu kõigile, ehk siis selline kui teha mingi projekt, mis läheb nagu üle maailma laiali ja siis on teada ka, et ta jõuab nii-öelda nendesse 3. riikidesse, nii et siis Google'iga muidugi väga neile istus see teema, et ma ütlesin, et ma tahaks teha kindlasti mingi niisuguse fondi, mis oleks ka loetav nagu sellises halvas resolutsioonis. Tolle ajakandis juba see retina oli, aga väga niisugune elitaarne asi. Et siis ma põhimõtteliselt kujundasin selle fondi niimoodi, et nagu püüdsin võimalikult, et ta sobiks ka väikesele rastrile, nagu siin on näha 5 pikslit. Ja see oli siis 8. font oli see Arvo, nimeks panin ka Arvo, eks. Et selle kuidagi nagu USA firmale ja nii. Ja eks ta ole nagu see usage, see 201 miljonit, seal midagi nädalas kasutatakse, et see ongi nagu selle nagu omaette näitaja. Et see rastri asi, see muidugi tasapisi ta on nagu, et see ekraani jaoks kujundatud fondid, et nüüd see enam ei mängi nii väga suurt rolli, et telefonidel ja kõigil on päris head need tiheda rastriga ekraanid.
aga noh, seal on ta alles ja siis kui ma selle screenshoti tegin, siis nad lõpuks olid ka uuendanud versiooni, et see on ka, noh, see firma on suur ja ma vahepeal tegin ühe seal parandatud versiooni, lisasin ka mingeid itaalikuid ja kirillitsa. Ja siis oli nii, et noh, saatsin ka, tähendab, suhtlesin oma selle suhtluspartneriga seal ja ta ütles, ja kogu aeg, kohe panen üles, aga noh, nüüd lõpuks siis 2015 aastal see läks, et noh, siis kui see projekt juba enam võib-olla nii nagu väga mind enam ei köitnud, siis Saksas Roheline partei kasutas seda, see oli ka mingi väike custom oli seal, Ü-tähe jaoks oli vaja natuke, tahtsid teisi täppe, noh, Saksamaal on need ä-ö-ü. Ja noh, ikka siin vahest, kui käin Tallinnaski raamatupoodides, siis siin-seal seal see Raivo Kelomees, eks ju, seda arvut ikka liigub. Ja noh, siis lõppu ma siin niisama panen mingisuguseid niisama katsetusi, et ühesõnaga, eks ta ole nende loetavate kirjade tegemine, noh, siin ka, eks ju, Arvo minu custom versioon, mida kuskilt saada ei ole, tegin Arvost vähe paksema versiooni ja siis disainisin ka ühe maja fassaadi. 8 aasta Arvo ei ole, 2016 oli see, jah. Akadeemia D34. Jah, et see on natuke siis mingid niisugused projektid, mis on veidi nagu lähevad tagasi sinna graffiti maailma või street arti, tänavakunsti teemasse ja noh, niisugused nagu igasugused katsetused. Et noh, siin on nagu, siis ka noh, street arti inimesed saavad võib-olla vahest ka tunnetavad, et seal on mingid natuke niisugust, seda on ka inspi minu fontides sees. Siin on mõned aastad tagasi tegin näituse Stella Soomlais galeriis, siis ka ühe tähe lasin teha sellisest metallist. Mingi veits selline bling-bling värk. Ja siia lõppu siis noh, niisugused mingid eksperimendid, et noh, need käekirja asjad. Et noh, võib-olla ka need praegu on väga teema, need igasugused AI värgid, et eks ta tasapisi see asi liigub, masin ja hing tasapisi võib-olla siis kuidagi ühilduvad mingi hetk. Et siis, ma ei tea, that's it.